Mis tunnevad sirelit, kuid vähesed teavad, et sireliga on tegelikult palju tööd. Sirelit tuleks heas vormis hoidmiseks päris palju lõigata. Arborist Heiki Hanso näitab, mida teha tõeliselt käest ära lastud sireliga. Tüüpiline näide siis käest lastud hekist on minu taga praegu ja nagu näha oli, on selle korda tegemisega väga palju vaeva, et sellest uuesti ilusat hekki saada, peab see protsess käima üle 3 kuni 5 aasta, et me saame temast jälle pügatava ja ilusa tiheda hekki. No kindlasti aitab siis heki madalamaks lõikamale. Muidugi peab jälle mõtlema, kui kõrgeks me teda tahame saada või mis me temast tahame saada üldse tulevikus, et kindlasti need jämedad, suured, juba väga puumoodi sirelid välja lõigata ja siis nendest kasvatada noored võrsed, siis millest saame hakata juba vaikselt kujundama, midagi vormima ja siis tulebki regulaarselt teda hooldama hakata ja paar korda aastas lõikama ja ega me seal õisi vist ennem ei näegi, kui on juba hekk kujundatud ja uuesti on teise aasta võrsetel võimalik olnud peale tulla. Hekkide hooldamisel ikkagi on väga hea kasutada mootoriga hekikääre, niinimetatud hekilõikurid, et need on ka väga laias valikus, aga kui teil on ilus noor hekk, mille eest te tahate ikka paar korda aastas üle käia ja siis nagu ilusti kontrolli all lihtsa vaevaga hoida, siis on üks mootoriga hekilõikur päris väga hea. Aga kui väiksemad ja jõukohasemad hekid on ja võib-olla asjaarmastajad eelistavad just niisugust kontakti oma kaua kasvatatud hekiga säilitada, siis miks mitte ka head hekikäärid. Kas hekipügajaga tohib ka kuusehekki töödelda? Kindlasti paljud inimesed küsivad, et kas nende mootoriga heki lõikuritega, et kas saab teha okaspuu hekke, millel on nagu vaik ja inimesed arvavad, et see kiilub seal lõpus kinni, aga on olemas täitsa sellised peened õlid, millega saab jälle ära puhastada need hekilõikurid ja mina teen kogu aeg igasuguseid hekke ühe sama lõikuriga ja väga hästi töötab. Aga peab kindlasti vaatama heki lõikamise juures, et hekihooldusmasinad on siiski mõeldud 1-aastase või 2-aastase võrse lõikuseks ja kontrolli all hoidmiseks, mitte suurte kagaste närimiseks, et seal tuleb ikka kasutada kas suuri hekikääre või siis käsisaagi või mootorsaagi. Käsisaega, ma arvan, on väga ohutu neid siin võsasaes võtta, et mootorsaega on väga suur tagasilöögi oht siin tihedas lõpsikus ja kindlasti peab olema väga ettevaatlik ja kindlasti ei tohi niimoodi teha, et keegi seisab teil kõrval, kes hoiab seal ühes sirelist kinni, et tõmbab kuskile, proovib suunata ja sina sealt parasjagu alt saed, et siis on väga oht, et võib lõigata jalga või mis iganes teisel inimesel näiteks, et sae juures peab ikka turvaline olema ja kedagi seal lähedal ei tohiks olla.